Tere, armsad vennad ja õed, kes te olete jõudnud siia Nelikaare kirikusse ja kõik, kes te jälgite meid ka siis interneti kaudu. Soovime kõigile ilusat kevade algust. Teadupoolest reedel oli astronoomiline kevade algus ja paistab, et ilmad ka kõik seda tõestavad, et kevad on kätte jõudnud. Nii et juba on märgata peenardel ka väikeseid lillenupukesi ja lumi on sulanud, linnud laulavad, nii et pime aeg on läbi saanud ja valgus jälle enam ja enam esile tulnud. Ma loen, enne kui koos palvetame ja Jumalat kiidame, täna psalmide raamatust ja siit 119. psalmist ühe salmi. Ja see salm on 105. Ja siin öeldakse nii: sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Me elame maailmas, kus on meie ümber väga palju erinevaid hääli ja palju on inimestel valikuvõimalusi ja sageli kõige selle sees inimene ikka tunneb ka väga palju ebakindlust, et kõik see, mis meie ümber on näitamas seda, et ega siin maailmas midagi väga kindlat ei ole. Aga Jumala sõna siin tuletab meile meelde, et meil on valgus. Ja valgus, mis juhib meie samme, valgustab meie teed ja annab ka kindluse siis, kui kõik muu tundub meie ümber ebaselge. Usun, et me oleme täna ka tulnud siia, et lasta just sellel valgusel taas paista meie südametesse, et Jumal kõnetaks meid, et Jumal juhiks meid ja kinnitaks ka meie usku. Nii et siin ka see sõna, mis ütleb, et Jumala sõna on mu jalale lambiks, ei ole lihtsalt niisama öeldud, vaid siin taga on sügav elukogemus sellel armsal psalmistil ja ta teab kindlalt, mida ta ütleb, olles kogenud seda, et Jumala sõna on see valgus, mis valgustab inimese teerada, ükskõik kui pime ka väljas ei ole. Nii et võtame selle sõna siit alguses ka endale kohe selleks südame asjaks, et Jumala sõna on minu elus ka üks valguse allikas ja see on oluline. Me tõuseme alguspalveks ja täna ka mõtleme meie armsale vennale Rainile, kes mõni aeg tagasi saatis siit sellest maailmast Jumala juurde oma kalli abikaasa, nii et sügav kaastunne ühel viisil sulle ka, Rain, kes sa oled täna meie keskel, aga nii nagu Jumala sõnaga ütles, et ikka tema sõna on sulle jätkuvalt lambiks sinu jalgteel. Kallis isa taevas, me täname sind, et võime sinu ette tulla sinu kallipoja Jeesuse Kristuse läbi. Tänu sulle, et sa oled kinkinud meile oma sõna, mis valgustab meie jalgteed, mis on alati meile kättesaadav, iganes, kus me keegi ka ei viibiks. Täname sind tänase päeva eest ja selle ilusa kevade eest, mis on alanud. Palume, et sinu sõna täna meid kõnetaks, kinnitaks, julgustaks, korrigeeriks, teeks seda, milleks ta on läkitatud. Tänu sulle, Jumal, et ka sinu imelised annid, mis sa oled igale ühele jaganud, võivad olla ja saavad olla meile kinnituseks meie vendade, õdede kaudu, kellega koos me seda rännakut rändame. Jumal, ava meie südame silmad, ava meie kõrvad, et paneksime tähele sinu häält. Õnnista tänast sõna kuulutajat, meie armast õde Marianat ja anna tõesti, et sõna võiks meid julgustada ja kinnitada. Tänu ja kiitus kuulugu üksnes sinule, elav ja väeline issand. Amen. Kes jaksab, jääme seisma ja kiidame Jumalat. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha.
soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha kõrgeks tõstetud, säramas on hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Näha kõrgeks tõstetud, säramas on hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Ava mu südame silmad, ava mu silmad, issand, soovin sind näha, soovin sind näha. Sind näha, sind näha kõrgeks tõstetud, säramas on hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Näha kõrgeks tõstetud, säramas on hiilguse väega, armastust ja väge palun, lauldes püha, püha, püha. Me laulame püha, 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 püha. Püha, 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 soovin sind näha. Issand, oled püha, 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 oled püha, 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 soovin sind näha. Issand, oled püha, 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 soovin sind näha. Ükskord veel, issand, oled püha, 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 oled püha, 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 oled püha, 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 soovin sind näha. Au su nimele maal, mis nii külluslik, kus voolab su rikkus, kõik au su nimele. Au su nimele, kui ka sattuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmateel, au su nimele. Iga õnnistuse eest ma, issand, kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan
austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, ausu nimele, kui mind paitab su päikene, kui kõik maailm on nii, kui peab ausu nimele. Ausu nimele, ka siis, kui tee on nokkane, kuigi ohver mul valu teeb ausu nimele. Iga unnistuse eest ma issand kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon ausu nimele. Austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele, austus sinu nimele, ausu nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Jeesus, su armastus on nõnda suur, et surid mu eest risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksin. Jeesus, su armastus on nõnda suur, et surid mu eest risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksin. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus.
ristil olid sa haavatuna, haiguse maal hävitasid. Olin surnud küll ma, kui pääsid mind sa, voolas su veri, mis elu mulle andis. Ristil olid sa haavatuna, haiguse maal hävitasid. Olin surnud küll ma, kui pääsid mind sa, voolas su veri, mis elu mulle andis. Olgu Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see Jeesus. Kui saabub aeg mul siit lahkuda, taevane kodu tean ootab mind ees. See rõõm on nii suur, kui Jeesus sind näeb, kiituse hüüd mu huultel siis koostub. Kui saabub aeg mul siit lahkuda, taevane kodu tean ootab mind ees. See rõõm on nii suur, kui Jeesus sind näeb, kiituse hüüd mu huultel siis koostub. Olgu Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see ja veel kord, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma. Olgu see Jeesus. Kel kuulun ma, olgu see Jeesus. Olgu see Jeesus, kes valitseb. Ütle seda oma naabrile ka, kes on sinu ees, sinu taga, sa võid liikuda natukene oma pingist välja ja tervitada. No tere, armas, on ilus särk seljas. Tere. No tere, armas, tere tänu. Nii tore, et on selline vahva perekond jälle koos, kes on igatsemas, et Jumal nendega kõneleks, neid aitaks, neid juhiks
Ja see on ilmselgelt tõde ka, et ta seda teeb, sest need on ka tema tõotused tema lastele, mis on kindlalt püsinud läbi aastatuhandete. Ja nii nagu laulsime, et oleme teel ühel päeval silmast silma ka täna veel usus siin, aga nii mitmelegi on Jumal ilmutanud ka erinevaid asju. Mina annan nüüd siit mikrofoni üle Angelale ja meil on see imeline osa ka kokku panna armastuse and Jumala riigi töö heaks. Tere hommikust! Mul on siis ees õigus jälle julgustada teid ohvri kokkupanemisel ja ma räägin külvamisest. Kevad on käes, nagu me juba alguses kuulsime. Külvamise jaoks veel vara, aga ma mõtlesin kodus selle peale ja Jeesus rääkis tähendamissõnadega ja ta rääkis võrdpiltidega. See on miski, millest me saame väga hästi aru, sest et selle keskel ta tõi neid näiteid, mille keskel me elame. Ja mina mõtlesin siis kartuli külvamise peale. Et kui me paneme asju maha, kartul on seeme, et näiteks kui me mõtleme sellise väikese aiamaa peale, panen mingi väga väike aiamaa, panen ämbritäie kartuleid. Kui ma loodaksin sealt tagasi saada sügisel ämbritäie kartuleid, siis kogu see töö ja vaev oleks asjata ja ma ei paneks seda maha. Ma ikka loodan sealt saada ikka mitmeid ämbritäisi. See on see külvamine ja lõikamine, ehk kartulite puhul võib öelda ka talupojatarkus. Sama on ka vaimulike asjadega, et mida ma külvan, seda ma lõikan. Nüüd me võime mõelda vahest, et ei ole, ajad on keerulised ja ei ole kõike piisavalt ja mul tuli meelde, õnneks ma ei ole ise sellisel ajastul elanud, aga et sõja ajal inimestel oli nii kange puudus oli maha käes, et ei olnudki seda kartulit, mida maha panna. Süüa oli vaja, siis nad panid kartulikoori maha, kus oli see punk küljes. Ja ikkagi nad said, sealt läks ikka kasvama ja nad said oma saagi. Ja ma mõtlesin jälle, et kui seda nagu võrdpildina tuua, et kui meil on parasjagu keeruline, kui mul ei ole palju, mida külvata, külva midagi, nagu need kartulikoored, külva midagi, mille peale Jumal saab panna oma õnnistuse. Mingi väike seeme. Ja kui ei ole nii kitsas, võib külvata rohkem. Ja see ei ole kirikule raha lunimise jutt, vaid see on päriselt see, et kui ma külvan, siis seda Jumal saab õnnistada. Kui ma panen oma seemne, siis mul on oodata seda lõikust. Ja nii igas valdkonnas, mitte ainult raha üle, ütlen naabrile midagi ilusat, ütlen teisele midagi ilusat. Kõik hakkab paljunema, kõik on külv. Palume üheskoos õnnistust sellele kokkupandavale ohvrile. Isa taevas, ma tänan sind sinu armastuse eest, sinu hoidmise ja sinu hoole eest. Ma tänan, et sina oled see, kes annab külvajale seemne. Ma palun sinu õnnistust iga üksiku inimese üle, kes paneb oma anni ja ma palun ka sinu tarkust selle kokku pandud raha kasutamisele Jeesuse nimel. Amen. Nii, nüüd on siis see aeg ja võimalus külvata. Samal ajal ma nimetan siis ka teated, mis puudutavad järgnevat nädalat, aga natukene ka siis ettepoole vaadatuna. Järgmisel teisipäeval on võimalik kell 7 koguneda siia kõrvale kohvikusse osadusgruppi. Kolmapäeva hommikul, nüüd sellel kolmapäeval palvehommikut ei toimu, aga sellest järgmine nädal uuesti toimub. Neljapäeva õhtul kell 7 taas võimalik tulla siis kohviku poole peale õhtul palvesse ja järgmisel reedel kell 7 kogunevad meie noored siis noorteõhtut pidama. Ja järgmisel laupäeval toimub Tallinnas Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kevadkonverents, kuhu te ka kõik olete oodatud. Alustame kell 11:00 ja lõpetame õhtul 4:30 paiku ja meie keskel on sellel aastal ka Euroopa Nelipühi
juht, kes on rahvuselt poolakas, Marek Kaminski, tuleb ja tervitab meid ka, nii et selline tore pidulik sündmus, kellel Tallinnas juba nagunii on vaja olla, siis astuge Toompea 3 ka ikka läbi ja saate osa sellest heast konverentsist ka. Aga aprilli algus, nagu te teate juba, on siis kristlaste jaoks üks suur pühade aeg. Suurel reedel alustame ristiteega, see on 3. aprill kell 11 siit samast Nelikaare kiriku eest, käime läbi kõik Kuressaares olevad pühakojad ja jõuame tagasi Nelikaare kirikusse kell 2 päeval ja pakume kõigile osalejatele siis võimalust risti kanda, aga samuti vapratele käijatele pärast kohvi ja teed ja suupisteid. Nii et tere tulemast 3. aprillil kell 11. Ja ülestõusmispüha 5. aprill toimub siis järjekordselt Kuressaare kesklinnas suur oikumeeniline ülestõusmispüha teenistus, kuhu ka kõik olete oodatud. Need plakatid, flaierid on ka meil kõik saadaval ees foajees. Need siis on teated, mis puudutavad aprilli algust ja hüppan korra ka mai algusesse. 2. ja 3. mai, see on laupäev ja pühapäev. Me ootame kõiki teid siia Nelikaare kirikusse, et tähistada koguduse 35. aastapäeva. Ja meie keskel on päris hulk aulisi inimesi, kui nii öelda, armsad vennadõed Soomemaalt, piiskop Märt Vähi ja Alta, piiskop Ago ja Maire ja mitmed pastorid Kuressaare linnast, meie oma praost. See on kõik üks tore ja imeline hetk, kui me oma koguduse 35. aastapäeva tähistame. Alustame laupäeval kell 12 tänujumala teenistusega, siis on kõigile vahepeal kehakinnitus ja siis jätkame ühe seminariga Püha vaim, kes elab meis. Ma arvan, et oluline teema ja seda jagavad pastor Janno Peensalu ja piiskop Märt Vähi. Kindlasti tasub kohal olla. Ja pühapäeva hommikul jätkame tänujumala teenistusega kell 11 ja piiskop Märt Vähi on meiega jagamas Jumala sõna, nii et tuleb põnev mai algus samamoodi nagu aprilli algus. Meil on ka mõned sünnipäeva lapsed olnud sellel nädalal. Karmen Benno, Ingrid Heinla, Krista Lehissaar. Ma ei näe neid täna siin meie keskel, aga soovime neile südamest Jumala õnnistust selleks uueks eluaastaks. Nii palju siis teadetest ja lisan siia lõppu veel. Eelmine pühapäev me panime kokku eriohvri Anni siis Lootuse küla suvepäevadeks ja nimelt siis selle suure PVC halli ostmiseks ja me kogusime teie lahkel abil kokku 850 €, mis on suur tänu teile ja me teeme seda veel aprillikuu 3. pühapäeval, kui meil on missiooni ohver. Telk, mida püüame siis soetada suveks, maksab üle 100 000, aga üheskoos me arvestasime, kui iga EKNK liige, meil on kuskil 1500 pluss ristitud liiget, kui iga üks paneks 30 €, siis oleks meil esimese aasta sissemakse tehtud ja siis me saame veel 2 aastat järelmaksuga maksta, nii et kõik on võimalik ja seda ma nägin juba eelmine pühapäev, tõepoolest, mitte midagi ei ole võimatut, kõik on võimalik. Igaühe panus loeb, et tore. Olete kõik oodatud suvepäevadele ka, loomulikult see on juuli 16–18 vahemik, see on siis neljapäev, reede, laupäev. Ja see on, ma ei saa ütelda, et see on tasuta, see on vabatahtliku annetuse alusel, aga kõik, kes te registreerite ennast EKNK kodulehel, te olete automaatselt ka sõõjate hulgas, nii et ei pea üldse muretsema. Kõige ees kantakse hoolt. Ei ole kindlat laagrimaksu nii, nagu Angel ütles, kuidas kellelgi võimalik. Võib-olla natukene, aga sellest on ka abi. Aga te olete kõik oodatud ka sinna suvepäevadele. No nii, nüüd vist on teadetega ühel pool. Ja täna, kui alguses jumalateenistust alustasin, mainisin, et meie keskel on õde Mariana jagamas täna Jumala sõna. Ja mul on olnud Marianaga juba pikki aastaid väga hea koostöö, sest me koos juhime ka Toidupanka Saaremaal ja Muhumaal.
ja seda juba üle 10 aasta. Ja ma tean ja tunnen teda mitte ainult kui siis täna sõnajagajana, vaid ühe aktiivse ja võimeka õena Kristuses, kes suudab palju alustada, suudab edasi viia, suudab arendada. Ja see and veel, et tal on Jumala sõna jagamise and, on muidugi lisaks kõigele üks suur boonus peale. Et väga suur rõõm, Mariana, et sa oled meie kutse vastu võtnud ja täna siis meiega valmis jagama seda paastu- ja palveteemat ja seda, mis Jumal on sulle lisanud sinna veel südames öelda meile, siis me hoiame oma kõrvad ja südamed avatud ja anname mikrofoni siis sulle edasi, küll mitte selle, aga ma vaatan, sul on juba pähe midagi pandud. Nii et tervitame Marianat ka ühe sooja aplausiga. On, et ma lõpetan tehnika ära. Nüüd vist töötab. Tere, armas Nelikaare kogudus. Rõõm on olla siin teiega koos. Toon ka tervitusi Reeküla metodisti kogudusest, mis on, kas see on liiga lähedal? Seda ma kartsin, et ma teie tehnika ära lõhun. Kas nüüd on hästi? Toon Reeküla kogudusest tervitusi. Me ei asu üldse kaugel, kusagil 20 kilomeetri kaugusel Kuressaarest ja ühtlasi kasutan seda võimalust, et teha reklaami. Tulge meile külla. Kas on ikka kehvasti? Kutsun natukene kaugemale veel panna. Aga kas mind on nüüd kuulda? No, loodame, et nüüd on parem. Reeküla koguduse jumalateenistused on pühapäeviti kella 2 alates, nii et suurepärane võimalus pärast seda teenistust, kui te siin olete lõpetanud, siis tulla meile külla. Nii et olete kõik väga teretulnud, et saate kohe 2 teenistust ühel pühapäeval korraga. Ikka natukene koliseb, katsun natuke veel sättida seda. Et muidu on terve jutluse aeg, ainult üks kolin. Siin see kõrvarõngas natukene segab või? Kas nüüd on parem? Katsetame. Katsetame. Üldiselt on siis kella 2 meil jumalateenistused välja arvatud järgmine pühapäev, kui jumalateenistus on 3:30, sest siis meil on külas üks ansambel, üks vokaalansambel professionaalsete muusikutega, Piret Rips ja Toodode pered ja nii, et tulge siis neid ka kuulama järgmisel pühapäeval kella 3:30 Reeküla koguduses. Aga sealt edasi siis tere tulemast Reekülla igal pühapäeval kella 2 meiega koos Jumalat teenima ja kiitma. Ja aitäh selle kutse eest täna siia jagama neid mõtteid palvest ja paastust. See paastuaeg kestab 40 päeva. No vist ikka veel natukene kolisen. Kas see on ikkagi valesti kuidagi? Jaa. Äkki sul on liiga vastas? Äkki on. Ma võin anda teise mikrofoni. Aha, äkki saab nüüd paremaks. Ja 40, on vist liiga vali, jah. 40 päeva kestab see paastuaeg pluss pühapäevad. Tavaliselt on nii, et pühapäevi selle paastu aja sisse ei arvestata, sellepärast, et iga pühapäev on otse kui ülestõusmispüha tähistamine. Vene keeles on toredasti pühapäeva nimi ongi Voskressenje, et ülestõusmine, nii et sel päeval siis ei paastuta, vaid pigem on see selline tähistamise aeg. Aga see 40-päevane periood, milles me praegu siis oleme, ma natukene vaatasin, et piiblis, mida see arv 40 tähendab ja avastasin seal mitmeid selliseid lugusid piiblist, mis annavad kuidagi sellele numbrile või arvule 40 väga sügava tähenduse. Ja ma usun, et see 40-päevane paast ei ole kuidagi nagu juhuslik, et me paastume 40 päeva. Hakkame Vanast Testamendist pihta. Veeuputuse ajal vihma sadas 40 päeva ja ööd järjest. Ja vihm nagu pühkis ära maa pealt selle patu.
hävitas selle patu maa pealt ja selle 40-päevase perioodi jooksul toimus otse kui selline puhastusprotsess. Ja kui me mõtleme nüüd paastuajale, siis 40 päeva paastu, eks see ole ka omamoodi selline puhastusprotsess meie sees, meie füüsilises ihus, meie hinges, meie vaimus. Vanas testamendis edasi liikudes, siis me jõuame selle loo juurde, kui Egiptusest Iisraeli rahvas sealt orjapõlvest põgenes ära ja nende Iisraeli või selle kõrbe rännak kestis 40 aastat. Ja tegelikult öeldakse, et see teekond jala minnes Egiptusest sinna tõotatud maale, eks ju, sinna Iisraeli aladele, võiks olla kusagil 2 nädalat, aga ilmselt oli Iisraeli rahval vaja läbi minna ka teatud ajast, teatud perioodist, puhastumisest, põlvkonna vahetusest, et siis see kulus nii palju aega ja ma usun, et selle aja jooksul Jumal nagu valmistas oma rahvast ette, Jumal kujundas oma rahvast. Selle 40 aasta sisse jäi 40-päevane periood, kui Mooses läks üles Siinai mäele Jumala ligiollu ja selle aja jooksul Jumal andis käsud Iisraeli rahva jaoks. Ehk siis see oli nagu selline aluse rajamine suhtele Jumalaga. Kuidas see rahvas ja Jumal omavahel suhestuvad? Kes on Jumal? Keda tuleb teenida? Kõrvale jätta kõik need ebajumalad. Ja mõeldes jällegi paastuaja peale, tuues selle paralleeli paastuajaga, kas ka mitte see paastuaeg ei peaks olema see aeg, kui meie alused, see suhe Jumalaga, see saab uuesti paika pandud. Läheme natukene veel edasi, Vanas testamendis on veel üks lugu, kus on see arv 40 aja määratlusena sees. Prohvet Eelia, pärast seda, kui ta oli Baali prohvetitega seal laheda show korraldanud, siis olid mõned inimesed, kes tahtsid teda ära tappa ja Eelia siis läks peitu. Ja ta oli seal peidu paigas ja Jumal kutsus teda, et tule Hoorebi mäele, vestleme. Jumal kutsus vaibale. Ja see rännak sellest peidu paigast sinna Hoorebi mäeni kestis, kui kaua? 40 päeva, eks ju. Ja seal mäel Eelia sai uue ülesande, mine ja võia kuningat. Et kui vaadata neid Vana Testamendi lugusid, siis tundub, et neid paralleele selle paastuaja eesmärkidega on päris palju. Üks puhastusprotsess ja uue ülesande saamine ja sellise Jumalaga suhte aluste paika panemine. Uues Testamendis on ka üks lugu, kus on 40 päevast juttu, eks ju. Jeesuse kõrberännak. See, kui Jeesus oli kõrbes, palves, paastus, vestles Jumalaga, vestles seal ka saatanaga, eks ju, seal olid omad sellised põnevad nüansid. Ja selle tulemusel pärast seda Jeesus alustas oma sellist avalikku teenimist. Nii et see oli Jeesuse jaoks samuti üks selline ettevalmistusprotsess, selle valmistumise aeg. Ja mul on tunne, et see paastuaeg meie jaoks võiks olla samadel eesmärkidel. Üks puhastumine, valmistumine uueks etapiks ja sellise aluse paika panemine suhtele Jumalaga. Aga pahatihti juhtub olema nii, et meie motiivid paastumiseks ja palvetamiseks on võib-olla natukene viltused, eks ju. Mõnikord kipub olema niimoodi, et selle paastumise keskel Jumal nagu ununeb hoopis ära ja siis kujuneb paastumisest dieet lihtsalt, eks. Ja mõnikord juhtub isegi ka palve ajal, et kuidagi see Jumal kaob sealt fookusest ära ja siis see palve on lihtsalt üks tühi loba. Oli üks kristlane, ta on nüüd juba igavikus, ta oli minu ema sõbranna ja ta tuli emale külla ja talle meeldis külajutte rääkida ja kuulata ja rääkida ja siis ta tahtis rääkima hakata kõike seda, mis seal Kõljalas meil toimus, aga ema ütles, stopp, ma ei taha külajutte kuulata, ära räägi mulle. No jutt jäi pooleli, vesteldi siis maast ja ilmast ja muudest asjadest ja siis jäädi koos ka palvesse ja siis palve ajal see naine rääkis kõik külajutud Jumalale ära. Ehk siis Jumalat selles palves nagu eriti ei olnud, et Jumal ju teab neid külajutte ka, eks ju, ja teab, kuidas asjad tegelikult on. Nii et kui see Jumal kaob fookusest ära meie palves ja paastused, siis võib juhtuda samamoodi, nagu meie ühiskonnas on juhtunud jõuludega. Et kõik ootame jõule, kõik tähistavad jõule
igas asutuses on jõulupidu, aga Kristust seal ju enam ei ole. Kirikus on õnneks, aga ühiskond enam Kristust kui jõule kui Kristuse sünnipäeva enam ei tähista. Ma töötan kirikus ja minu ülesanne on aeg-ajalt leida ka pastoritele jõulukingitusi igal aastal ja Eesti kaubandusest on seda väga keeruline leida, mingit kristlikku sümboolikat. Käisin mina siis kõik poed läbi ja siis läksin Tallinna jõuluturule vaatama, et mida seal pakutakse. No seal oli väga suur valik, igasugused sneguurotškad ja lumehelbekesed ja karumõmmikesed ja päkapikud ja kõike seal oli, aga keda ei olnud, oli Jeesus. Siis ma küsisin ühelt müüjalt, et kas teil sünnipäevalapsest ei ole midagi, ja siis ta küsis, aga kellel sünnipäev on? Ehk siis Kristus on sellest pildist nagu eemale jäänud. Veel üks vale motiiv palvetamiseks ja paastumiseks on püüd näidata oma pühalikkust teistele, presenteerida seda, kui hea kristlane ma tegelikult ikkagi olen. Jeesus mäejutluses räägib paastumisest ja ta ei rääkinud seal paastumise olulisusest, sellest, et on tähtis paastuda, sellepärast et seda ei olnud vaja tol hetkel rõhutada. See oli ühe juudi usuelu juurde käiv üks tavaline komme, et ikkagi ju paastuti. Nii et Jeesus ei pidanud seda rõhutama, küll aga ta rõhutas seda, mis tol hetkel probleemiks oli, see, et inimesed tahtsid oma neid pühasid tegusid teistele presenteerida, näidata, kui pühad nad tegelikult on. Palvetati turuplatsidel valju häälega, et kõik näeksid, vaat näed, püha mees palvetab, eks ju. Kui paastuti, siis välimust muudeti selliseks, et kõik saaksid aru, see tegeleb parasjagu paastumisega. Kui annetati templile raha, siis lasti pasunat enne puhuda, eks ju, et kõik näeks, nüüd mina hakkan annetama. Jeesus ütles, kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa paastumas oled, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale. Paastumine ei ole oma pühalikkuse presenteerimine teistele. Paastumine ei ole ka tehing, mida me mõnikord võib-olla palvet ja paastu püüame kuidagi nagu Jumalaga mingisugust kauplemist korraldada, et meie teeme oma osa, meie palvetame, meie paastume, me toome ju suure ohvri, me ju võtame aega paastumiseks ja kõht on ka tühi ja siis ootame või eeldame, et Jumal siis täidab oma poole, annab need palvevastused, eks. Ja mõnikord me kuidagi nagu suhtume Jumalasse kui oma palgatöölisesse, kellele me hommikul loetleme ette, mida kõike ta tegema peab, kaitse, varja, õnnista ja vaata, et kõik läheks korda, eks ju. Ja me unustame ära, kes tegelikult Jumal on. Et me kuidagi arvame, et meie oleme see maailma naba, kes me teame, kuidas asjad käivad ja kuidas Jumal peaks täna toimima. Tegelikult selle asemel, et ette loetleda Jumalale, mis tema ülesanded on, me peaks küsima Jumalalt, et mis on sinu taha ja kuidas mina saan selles osa olla. Me peaks Jumala käest hoopis küsima, et need annid, mida ta meile on andnud, need ressursid, mis ta meile on andnud, selle elu, mis ta meile on andnud, mis on tema käest tulnud meile kingituseks, kuidas meie saame neid kasutada tema tahte teostumiseks. Ja mõnikord kipub palve ja paastumine olema ka midagi sellist, mille abil me loodame taevauksest sisse pääseda. Ja see võib olla natukene selline isegi alateadlik selline suhtumine, et mida rohkem ma palvetan ja paastun, seda avaramalt see taevauks minu ees avaneb. Aga me ju tegelikult teame, et nii ei ole. Et taevauks avaneb tänu Jeesuse Kristuse surmale ristil. Üksnes Jumala armust, usust Jeesusesse Kristusesse saame me taevasse, punkt. Ja palvetamine, paastumine, annetused, mis iganes püha elu, kirikus töötamine, need ei taga meile pääsu taevasse. Aga tekib ilmselt küsimus, et miks me siis peaksime palvetama ja paastuma, kui me ei saa seda, mida me tahame ja taeva uksest ka sisse ei pruugi saada tänu oma pikkadele palvetele.
Ja õiged vastused tulevad alati sealt, kui me vaatame Jeesusele. Ja vaatame, miks Jeesus palvetas ja paastus. Jeesuse palved ja paastumine ei olnud eesmärgiga, et Jumal teeks tema tahtmist. Et Jumal hakkaks käituma nii või seaks asjad niimoodi, et Jeesusel oleks kõik ilusasti sillutatud teerada ja edukas karjäär ja muud sellised asjad. Jeesus palvetas ja paastus selleks, et joondada oma süda Jumala tahtega. Ei seal kõrbes Jeesuse rännaku ajal ega ka Getsemani aias ei muutunud Jumala plaan. Ei kõrbes ega Getsemanis ei muutunud Jumala plaan, vaid seal Jeesus sai valmisoleku minna vastu sellele ülesandele, mis temal oli Jumala plaanis. Kas see peaks olema ka meie eesmärk paastudes ja palvetades? Joondada oma süda, hääldada oma süda Jumala tahtega, et teha seda, mida tema tahab. Et teha seda viisil, nagu Jumal tahab. Teha seda seepärast, et Jumal seda tahab. Ja selleks, et mõista, mis on see Jumala tahtmine ja et kuulda seda häält, siis me peame võtma sellise vaikse aja, me peame natukene isegi ka eralduma, nagu Jeesus ütles, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Lukusta uks. See Jumala hääle kuulmine eeldab meil teatud eraldumist. Meie ümber on väga vali maailm, meie sees on väga vali maailm ja selleks, et kuulata, mis on see Jumala tahtmine, siis tuleb lukustada uks teatud asjadele, toidule, tegutsemisele, meelelahutusele, kohustustele ja nii edasi ja nii edasi. Minu jaoks ma selle paastuperioodi jooksul kuidagi panin enda kogemusest tähele, et minu jaoks on toidust loobumine palju lihtsam kui tegutsemisest loobumine. Ma olen selline äärmuslik Marta, nii nagu Alur siin alguses ka vihjas, eks ju, et ma tegutsen kogu aeg. Ja Marta puhul oli see, et Martat ei hoidunud Jumala ligiolust eemal mitte patt, vaid tegutsemine. Ja mõnikord on just see, isegi kui me toidust suudame loobuda, aga siis see, et meie mõtted on kogu aeg selle tegutsemisega seotud, sellest loobumine on oluliselt raskem. Aga kui me ei täida igat tühimikku enda sees toidu või tegutsemise või meelelahutusega, siis need on need hetked, kus me ilmselt kuuleme Jumala häält, kuuleme, mis on tema tahtmine. Sageli sellised sügavaimad muutused toimuvad vaikuses, põlvedel, tühja kõhuga. Nii et palve ja paast aitavad meil teha Jumala häälele tundlikuks. Me kuuleme, mis tema tahtmine on. Jeesus ütles, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Lisaks sellele, et palve ja paastumine muudavad meid, aitavad meil keskenduda Jumala häälele, võivad muutuda ka olukorrad. Ja ma usun, et iga kristlane on seda oma elus kogenud, et kui sa palvetad, siis mõnikord olukorrad muutuvad selle tulemusena. Piiblis on ka palju näiteid selle kohta. No üks põnevamaid on Niineve rahva kohta, kui prohvet Joona läks nendele ütlema, et teiega on nüüd kõik läbi, teil pole enam mingit lootust. Rahvas parandas meelt, palvetas, paastus ja Jumal muutis selle olukorra. Ka tänapäeval igaüks meist ilmselt on kogenud selliseid palvevastuseid ja minu jaoks üks selline viimase aja üks ägedamaid palvevastuseid on ühe minu tuttava tervenemine. Tema nimi on Riine, võib-olla mõned teist ka teavad, ta oli Reeküla koguduse noor, nüüd ta on tubli usuinimene ja tubli naine. Ja eelmise aasta septembrikuus mingisugune bakter jõudis tema ihusse ja see hävitas kogu tema immuunsüsteemi, nii et oli haiglas intensiivis umbes 3 kuud. Ja miski tema ihus enam ei toiminud, mitte miski ei töötanud, tema lihased ei toiminud, tema närvisüsteem ütles kõik üles ja see oli üsna selline lootusetu olukord, ta isegi suri ära 2 korda, nii et teda elustati seal. Ja muidugi kristlaskond palvetas, paastus,
ma tean, et vähemalt 3 kuud oli katkematu palve Riine pärast, nii ööl kui päeval keegi kogu aeg palvetas tema eest. Ja Jumal pööras selle olukorra teiseks. Täna ta ei ole veel täielikult tervenenud, aga täna ta on andmas Laitse baptisti koguduses oma tervenemisest tunnistust, nii et tänu Issandale selle eest, et ta tõi tõesti surmasuust Riine elusse. Ja jätkame veel palveid tema täieliku tervenemise eest. Nii et see palve ja paast muudab olukordi. Aga mõnikord on ka olukordi, kus me palvetame, paastume ja vastus on ei. Need olukorrad ei muutu. Piiblis on samuti ka selliseid näiteid. Taavet paastus oma poja pärast, aga see poeg suri. Paulus palvetas vaia eest oma ihus, aga see vai ei kadunud ära. Ja ilmselt ka meie oleme kõik kogenud seda, kui me palvetame, me paastume, aga vastus on ei. Ja ma arvan, et suurim ime ei ole mitte see, kui olukorrad meie palve ja paastumise tagajärjel muutuvad, vaid see, kui me jääme Jumalale ustavaks ka siis, kui vastus on ei. Üks Eesti sportlane andis pärast ühte võistlust vigases inglise keeles intervjuu ja ta ütles seal sellise lause: Sometimes lose and always win. Mõnikord kaotan, aga alati võidan. Mõnikord kaotan, aga alati võidan. Ja sellises keelevääratuses on tegelikult peidus väga sügav vaimulik tõde. Just kristlaste jaoks. Et kui kristlane pärast kaotust ei kibestu, vaid tema usk püsib Jumalasse, kui ta klammerdub veel tugevamalt Jumala külge kinni, ka siis, kui vastus on ei, siis see on tõeline võit. Nii nagu me siin ühes laulus ka laulsime, ka siis, kui tee on okkane, toon au su nimele. Kuigi ohver mul valu teeb, toon au su nimele. Nii et palvetamine ja paastumine ei taga meile kontrolli olukordade üle, aga see kujundab meie südant jääda Jumalale ustavaks nii võidus kui kaotuses. Seega ma soovin meile kõigile, et selle järele jäänud paastuaja jooksul veel me kõik saaksime kujundada endas seda täielikku sõnakuulelikkust Jumalale, et teha seda, mida tema tahab, teha seda viisil, nagu tema tahab ja teha seda sellepärast, et tema seda tahab. Amen. Suur tänu, Mariana, nende mõtete eest ja selle sügava tegelikult tõe eest, mis puudutab palve ja paastu mõju ühe kristlase ja inimese elus üldse. Et ega see on tõsi. Palve ja paast ei muuda Jumalat. Jumal ütleb, ma olen ikka see, kes ma olen. Aga palve ja paast väga palju muudab mind ennast kristlasena. Ja need hetked, just nimelt nagu sa mainid, vahel inimestel on, et me oleme nii tegusad, et me võtame paastu toidust ja ma ei tea, oleme vee peal, aga samal ajal me pöörleme ringi, tuuleme ringi siin ja seal ja kõik asju vaja teha. Ja aeg nagu Jumala jaoks ikka selles mõttes pole nagu. Et see, ma täiesti nõustun, et sa suudad eralduda ja eraldada ennast nendeks hetkedeks, kus sa oledki kahekesi, sina ja Jumal. Ja ma pean ka tõdema ja ütlema, et seda, kui üldse midagi on vaja kaitsta mul oma elus, siis on mul vaja kaitsta seda aega minu ja Jumala vahel. Sest ega tegemised ja toimetused ei lõpe. Need käivad peale mind ka edasi, aga kaitsta seda aega, kus ma olen Jumalaga kahekesi. Ja ma usun, usuinimesed saavad sellest väga hästi aru ka, et tõepoolest, et see aeg Jumalaga on niivõrd oluline ja määrav kõigeks selleks, milles ma iga päev ju tegutsen ja milles ma elan. Aitäh, väga hea minu meelest, lihtne, arusaadav, julgustav, kinnitav sõna Jumala käest. Ja see, kuidas sa tulid läbi Vana Testamendi, see 40 päeva, mina ei ole suutnud 40 päeva paastuda. Ja ma ei tea, kas ma suudan, aga see ei ole eesmärk ka omaette, vaid just nimelt
teinekord võib olla see lühike aeg väga produktiivne, kus sul Jumalaga ongi see kahekõne või kahevestlus. Et nagu kõlas ka, paastu- ja palveaeg on jätkumas ja kui sul elus on täna need samad kitsaskohad ja ei ole lahendusi või vastuseid, vahel on ei ka vastus, kui Jumal ütleb, aga kui see tuleb Jumala käest, siis nii see on. Aga mulle väga kuidagi läks südamesse see näide, mis sa tõid selle Riine olukorra kohta, et inimene 2 korda juba sureb, ja samal ajal, kui on need, kes paastuvad ja palvetavad kellegi ees, kui inimene ise ei suuda seda ka teha, et ka need on ühed väga vägevad relvad, et purustada nii-öelda sellist vaenlase sekkumist või tööd inimese elus. Ja ma usun, et kui need jätkud, Riine tõepoolest tuleb lõpuks täiesti tervena välja, et väga julgustav, kui sa oled täna olukorras, kus tõesti sa vajad ühte läbimurret, siis palve ja paast seda võivad esile tuua. Enne kui tõuseme palvele ja ülistame Jumalat, Mariana, siis üks kevadine kingitus ka sinule ja soovime sulle palju Jumala ilmutusi ja ülistajad, olge head, tulge teie lavale ja meie tõuseme ja palvetame koos veel. Isa taevas, me täname südames selle julgustava ja kinnitava sõnumi eest ja et sa kutsud ikka inimesi üles palves ja paastus leidma need vahendid, millega selles maailmas kõige paremal viisil toimetada ja töötada. Tänu sulle, et sa ise julgustasid oma jüngreid seda tegema, aga sellest, issand, mida sa juba oled teinud, me tahame olla tänulikud. Et ka see, mis on juhtunud Kalli õe Riine elus, Jumal, me täname sind, et sa oled sekkunud ja oled toonud esile imelisi lahendusi ja me palume jätkuvalt, et Riine võiks kogeda täielikku tervenemist. Ka kui ta täna annab tunnistust, et Jumal, ta kogeks seal ühte üleloomulikku sinu väge jälle oma ihust läbi minevat, aga siin olles ka, Jumal, sa näed neid inimesi, kes täna seisavad ja on kitsastes kohtades. Jumal, kinnita neid, et see paast ja palve võiks olla see osa, mida nad nüüd kogu südamest tõsiselt võtavad. Ja tänu sulle, et sinul on kõik võimalik. Me austame sind, me täname sind, me tõstame kõrgeks sinu nime ja tahame kuulutada seda nime jätkuvalt selles linnas, sellel saarel, sinu nime auks. Amen. Tänu Jumalale, kiidame issandat. Kui mu rahvas endal andades palvetab minu ees kõigest südamest, nii otsides mind ja pöördudes kurjusest, siis ma kuulen taevast patud andestan. Oma suures armus parandan nende maa, issand paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida sind oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Püha Isa, me alanduses palume sinu ees kõigest südamest, nii otsime sind ja
ja pöördume kurjusest. Isa, kuulen taevast, patud andestan. Oma suures armus parandame maa, Issand, paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida sind oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Issand, paranda. Issand, paranda meie armas maa. Kuule meid, las rahvas jälle leida sind oma sõnaga, puhasta meid ja vabasta. Me lootus sa, oh parandame maa. Maailma valgus sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Maailma valgus. Maailma valgus sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilu, mis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Sind, kuningas, ma nii kõrgele tõstan, auline taevas ja maa. Maa peale tuli, sest meid armastasid, selle eest ülistan sind. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Ei iial mõista
iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Ei iial mõista hindama, mis maksid mu eest risti peal. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline. Ja ükskord veel. Olen siin, et kiita sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. täiuslikult kaunis, täielikult väärt, imeline on meie Issand Jeesus Kristus. Võtame kaasa õnnistuse sõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle Jumala rahu, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen. Õnnistatud pühapäeva jätku ja peatse kohtumiseni kohviku poole peal.